No nii, tšau. Tahe ja vaimustus. Miks vaimustus muutub ideoloogiliseks dogmaks? Ja kuidas sellest lõksust vabaneda? Et 20.07 ehk siis 2024 eelmine kuu oli Laitses seminar, Pärimustarkuste Instituudi seminar ja seal oli, mina esinesin ka selle teemaga. Üleüldine teema oli vaimustus ja tahe. Ja Tiit Valm rääkis sellest vaimustusest ja tahest läbi biokeemilise ja neuroloogilise vaatenurga ja vinkli ja kuidas see siis meie käitumist ja olemust ja kõike nagu muudab. Ja Mark Valdmaa rääkis seal läbi psühholoogilise aspekti, läbi psühholoogilise vaatamise ja mina esinesin viimasena ja siis ma sain kokku tuua neid asju. Ja huvitaval kombel siis Timo Kalaus kutsus mind tegema videot või audiofaili sarnasel teemal. Et just see on nagu päevakorras ja see ongi olnud päevakorras, et kogu see minu 70 videot, mis ma olen teinud sarnasest teemast, tegelikult ongi selline pikk nagu programm, mis aitab seda avastada ja aru saada. Ma tegin sellise pika tunniajase loengu Timo jaoks, aga tal on kohe nagu täna õhtul seda vaja ja siis ma vaatasin, et oi jumal, nüüd telefonist arvutisse laadimiseks võtab 2 tundi, kuna ma elan siin suht metsas, levid on väga halvad, siis ma pean ta konvertima audiofailiks, see võtab aega ja siis ma pean ta veel Timole saatma, see võtab aega ja siis ma otsustasin teha kiirema, lühema, lihtsama video või tähendab lihtsama selle audio. Ja uurime siis seda kiirelt, et miks vaimustus muutub ideoloogiliseks dogmaks ja kuidas sellest lõksust vabaneda. Et vaimustus võib muutuda ideoloogiliseks dogmaks mitmetel erinevatel põhjustel. Ja ma ise olen nii-öelda siis sidunud need Abraham Maslow psühholoogiliste inimeste põhivajadustega ja viinud selle mõttearenduse evolutsiooni edasi siis Steve Andrease iseenda kontseptsiooniga, self-concept, kes oli siis Abraham Maslow otsene ja kõige tuntum õpilane. Et siit tuleb välja printsiibid, keda kuulata ja miks me kuulame inimesi, missuguseid inimesi. Ja kui me tahame saada võimalikult sellist tõetruud teadmist, mis on ka evolutsiooniliselt edasi arenenud, siis me peame minema alati kõigepealt algusesse, kust info pärineb ja siis vaatama neid õpilasi, kes on evolutsiooniliselt seda edasi arendanud, et rohkem tõetruusse kohta tulla, on ju. See tundub loogiline. Ja see on siis tegelikult, see Steve Andreas arendas välja siis neurolingvistilise programmeeringu mudeli. Ja on need inimeseks olemise põhivajadused toonud välja läbi teistsuguse läätse ja need on tegelikult siis hoopis väärtused. Et siin võib-olla kellelgi tekib küsimus, et miks see dogma üldse lõks on või ideoloogia lõks on. Ja selles suhtes on väga hea küsimus, et esiteks ego ja identiteet ehk siis turvalisuse vajadus. Vajadus tundva teadvustada ennast, identifitseerida ennast kellegina, on ju. Et seda määratletakse lõksuks võib-olla sellepärast, et see on seotud selliste kurikuulsate mõistetega nagu ego ja identiteet ja selles vaimses spirituaalsuses hullult ärkanud inimeste maailmas on see ego on nagu mingi sõimusõna ja identiteet ja et ongi meid pahandab inimestena tõsiasi, et mehed lõikavad ennast ümber naiseks ja naised lõikavad ennast ümber meheks ja siis lähevad hoopis veel ristipidi, pahupidi a la boksi. Mees lõikab ennast naiseks ja siis läheb olümpial boksivõistlusele ja naisega võistleb, on ju. Ilmselgelt ta taob ära selle naise. Mees on mees, vahet ei ole, kas ta lõikab endal peenise otsast või mitte. Mehe füüsis. Mehe vägi on retsvägi. Mehed on ehitanud selle maailma. Vahet ei ole, kas naised tunnevad ennast sellepärast puudulikuna või mida iganes. Mehe vägi on mehe vägi. Et sellist identiteeti muutust me peame justkui tolereerima
ja et see on justkui nagu väär või räpane või perversne. Ja samal ajal on ju mingi inimene on ju, näiteks mina olen siin 1,93 m, 78–80 kilo, aga ma identifitseerin ennast 200 kilose paksu naisena. Ja nüüd lähen kuhugile gruppidesse trollima, et ma identifitseerin ennast paksuna. Aga sa ei näe paks välja, no aga ma identifitseerin ennast paksuna. See näitab seda idiootsuse taset, seda rumaluse taset, mis maailmas toimub. Et sellistest asjadest me saame aru. Aga kui me toome sisse näiteks ideoloogiad, religioossed vaated, siis me ei vaata neid kui ideoloogiaid. Ja eriti me ei vaata, et see on osa identiteedist, kas siis kriisist, egost, minapildist, siis on see normaalne, on ju. Et siis me saame halvustada neid teisi, aga me ei vaata, et tegelikult see on ju sama, sest milles see olemus peitub? Lihtsalt mõtted, need on lihtsalt ideed, millest me siis kinni avame ja siis teeme enda omaks, on ju. Jah, nii. Et kui inimene leiab midagi, mis teda jalad allast juuste otsteni liigutab, kui tal neid juhuslikult on, ehk siis sügavalt vaimustab, hakkab ta sageli seda osa oma identiteedina nägema. Inimene hakkab oma minapilti ehk identiteeti ehk ego siduma selle vaimustusega, mis on tugev emotsionaalne, pikaaegse mälu katalüsaator ja jõustaja. Pikaaegne mälu, kui tuua sisse info ja emotsioon, siis tekib pikaaegne mälu. Tugev emotsioon ja informatsioon kokku tekitab pikaaegse mälu. Et kui me saame sellest aru ja mõistame seda, siis me saame hakata iseennast vaatlema. Ehk siis inimene hakkab oma minapilti ehk identiteeti ehk ego siduma selle vaimustusega, selle ideega, selle ideoloogia, selle dogmaga, mis on siis tugev emotsionaalne pikaaegse mälu katalüsaatori ja jõustaja. Ja selline ego minapildi sidumine võib viia jäiga ja ühtlasi ka skeptilise mõtteviisine, sest jäikus on skeptilisus, kus igasugune kõrvalekalle vaimustuse allikast tajutakse justkui rünnakuna, isikliku identiteedi vastu, on ju. Et kui sa tegelikult oled valgus ja armastus, siis miks sind pahaks teeb, kui ma ütlen, et religioosne mõtteviis ja sõnade kasutus on mõttetu? Võime niisama ka öelda vaim ja hing. Me ei pea tooma sinna Jeesus Kristust ega, ma ei tea, Jumalat või mida iganes neid Allahi või asju sisse. Tegelikult ju ei pea. Aga kui me teeme seda, siis identiteedi osa on see me oleme võtnud selle osaks. See on nüüd, mina olen kristlane, mina olen jesuiit, mina olen Krishna, on ju. Ei ole. Sa oled see, mis su nimi on. Sa oled inimene, hing, vaim. On ju. No, et sellisest puhtast tegelikkusest, kui me oleme avatud ja võimelised arutlema ja uurima ja ka endasse vaatama, mis osa see meis seda nii hullult tahab, et lõppkokkuvõttes ju see ei toimu reaalselt nagu välises maailmas, see toimub meie enda mõtete maailmas, meie sisemises maailmas, inimese sisemaailmas. Nii. Ehk siis esimene oli ego identiteet, ehk siis turvalisuse vajadus, turvalisuse tunne olla keegi, näha ennast kellegina ja samastada ennast siis kellegiga, on ju. Ja siit lähebki siis number 2 on grupi mõju ja ühtlasi sotsiaalne surve, turvalisus ja ühendus, mille alus on puudusteadvus ja hirm. Et vaimustuse ülemeeleline ja emotsionaalne plahvatus suunab neid inimesi otsima sarnaselt mõtlevaid inimesi, kellega koos seda hetkelist hullust jagada. Hetkelist hullust jagada. Hetkeline hullus. Emotsionaan siin ja praegu juhtus nüüd selline asi. Mina olen ka nüüd kohe Krishna. Ja seda siis tekivadki ju grupid ja kogukonnad ning nende ühtne kooslus võib ja suuresti teebki seda, et vaimustus muutub siis mingiks ideoloogiaks või dogmaks. Et sellest saab ideoloogia, mille järgi hakatakse elama ja ka siis jüngreid kaasama, on ju.
sest meil on turvalisuse vajadus, me tahame kuhugile kuuluda. Lihtne on ära kasutada seda teadmist inimeste vastu ja siis tõmmata nad enda ringkondadesse. Ja selline vajadusel ja väärtustel põhinev grupeering loob võib-olla, et iseendalegi teadmata mingisuguse energoegregori, millest tekib survestatud grupikonformsus. Hirm grupist eralduda ja ühtlasi siis lülitab selline koos raamistatud olemine kriitika vaba suhtumiseni viib reaalselt, on ju. Kus objektiivne tõde ei vääri arutlust. Vana hea tõde ei ole absoluutne, vaid meil on oma tõde, mida parseldada, neil on oma tõde, mida parseldada. Me peame olema hullult nagu aupaklikud ja kaastundlikud, peame arvestama kõigiga ja siis tahame tegelikult olla meele järgi. Me ei taha ajada, on ju, nii-öelda mingisugust jama tekitada, et tegelikult, et sitakotid. Inimene ei tunne tegelikult reeglina iseennast ja siis ei julge rakendada ja panna paika piire. Ja sõltub mingisugusest grupi konformsest konsensusest. On ju? Tegelikult on see lihtne ka näha, kui keegi võib-olla sõnadega selle niimoodi ette toob. Kolmas on siis ju kindluse ja stabiilsuse otsimine. See on ka jälle vajadus, on ju. Et inimeseks olemise üks suur ja läbiv tunnus on ebakindlus. Me kõik oleme ebakindlad. Mina olen täiega ebakindel, aga ma ei karda seda, see ei piira mind, see ei takista mind. Ma teadvustan seda, kus see tuleb ja mis see on. Seega siis inimesed otsivad kindlust ja stabiilsust, eriti veel sellistel ebakindlatel ja kiiresti arenevatel aegadel. Kuigi areng ja muutus on midagi sellist, mis on konstant, tekitab see meil siiski ebakindlust ja ebastabiilsust. Naljakas on ju. Kõik on kogu aeg muutumises ja me ei suuda seda kuidagi aksepteerida, sest me oleme oma identiteetides ja ideoloogiates ja asjades kinni ja siis see tekitab meis ebakindlust ja ebastabiilsust. Vaimuhaigus, rumalus. Vaimustuse allikas võib pakkuda sellist kindlustunnet, millest on puudus. Ja siis muutub tasa ja targu peaaegu märkamatult dogmaks, millest inimesed ei taha enam lahti lasta. Ja vältida seda ebamugavat ebakindlust, mis ennem oli nii-öelda trotsiv ja üüratu. Ja nüüd kambaga koos olles on hullult hea, ja ma ei ole enam üksi. Et üksi olla ja seista karjale vastu tundub palju jubedam, kui karjaga koos klähvida ja karjanumbreid suurendades on siis veel tuusem ja turvalisem, on ju. Mulle tundub see nõutud vastutusest eemale hoidmisena. Vahepeal on vaja seista üksi. Vahepeal on vaja teha suu lahti täitsa üksi. Vahet ei ole, kui suur see kari sul seal on ju. Aga see nõuab teatud sorti julgust, teatud sorti vastutuse võtmist. Aga ei, ma olen nii hull sitakott, mul on vaja ikka mingit gängi ümber, et turvaliselt ennast tunda, on ju. Ei, aga mina olen nii, mina ikkagi mõtlen ikkagi Kristus. Krishna. Allah. Elohim. Miks ei võiks olla lihtsalt suur vaim? Sest seda ta ju on. Kõik räägivad ühest ja samast asjast, kasutavad erinevaid sõnu, need tulevad erinevad kultuuriruumist. Ja me oleme nii totud, et me ei ole võimelised nagu seda endale kohale tooma. Olgu, igal juhul 4. teadmiste piiramine, kinnine ja jäigalt skeptiline mõtteviis. Kuna inimene ja tema värskelt leitud sarnaselt mõtlev ja vaimustunud grupp on ülileilis oma vaimustusest ja neurobiokeemilisest narkofestivalist, on sellel tagajärg loodusseaduspäraselt. Sest vaimustus polegi ju mitte midagi muud kui neurobioloogiline neurobiokeemiline narkofestival, mida me kogeme. Ajukeemia, mis tekitab meis retsivooluse tundeid ja emotsioone. On ju. Ja me saame sellest ka olla eraldiseisvalt vaadelda ja tunnetada lihtsalt, mitte minna kaasa ja lasta sellel lainel minna siis teiste inimestega sinna, kuhu iganes see viib. On ju. Ja kui juhuslikult vaimustus piirab inimese avatust uutele ideedele ja vaatenurkadele, mis reeglina juhtubki, siis võib see viia teadmiste kitsenemiseni. Ja mis veel hullem, siis kriitilise mõtlemise kadumiseni.
ja seda me näeme igal pool maailmas praegu. Inimesed ei mõtle kriitiliselt, nad lihtsalt klähvivad ja lähevad kaasa. Nii nagu üks ütleb eest, teised paugutavad kohe järgi. Üks saadab pildi kuradi taevatriipudest, kohe on mingi kari toitusid seal järel. Üks, mis iganes, räägib, no me teame küll seda, me näeme seda iga päev. Me teame, et dogmaatiline mõtlemine võib juurduda, sest uusi teadmisi ja kriitilisi küsimusi peetakse vaimustuse allika ja iseenda uutele tuusadele, identiteetidele ehk egole ohuks. On ju? Nii. Kuidas siis vabaneda ideoloogilisest dogmast ehk mentaalsest lõksust? See ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt mõtete kogum, mõtete raadius, mõtete signaal, raadiolaine mõttesignaal, vibratsiooniline tase, kus kohas olla. On ju? Et kuidas siis sellest mentaalsest lõksust vabaneda? Ja see ongi küsimus, millele me tegelikult vastust otsime. On ju? Lühidalt ja kiirelt on vastus selline. Eneseteadvus ja kriitiline eneseanalüüs. Lihtne. Kas me viitsime individuaalselt igaüks inimesena, kõik, kes kuulavad, eneseteadvust ja enesekriitilist analüüsi teha? Või on lihtsam lihtsalt kaasa noogutada, ja siis ei tee tegelikult mitte midagi. Et see võib tunduda nii-öelda lihtne kõrvadele kuulda, kuid selle tähtsust ja väärtust saame mõista, kui lisame seletava loo ja vaatame siis ajaloos eneseteadvuse olulisust, sest see aitab meil aru saada mõtetes väärtusest, kui väärtuslik see tegelikult on, versus see, et eneseteadvus ja kriitiline eneseanalüüs on ülitähtis. Miks ta on ülitähtis? Peame nagu maha müüma selle idee, on ju. Ma usun, et enamus on näinud filmi Matrix ja isegi kui pole filmi näinud, on kindlasti kohanud mingeid erinevaid meeme või pildikesi ja postitusi, mis sisaldavad selliseid kaasatõmbavaid või olulisi mõtlema panevaid mõtteniite või siis väikseid printsiipe, mis rändavad internetis ringi, on ju. Igatahes Matrixi filmis on kangelane nimega Neo ja Neo tähendab uus, new, Neo. Filmi kontekstis tähendab see uut teadvust, teadlikkust ja uut inimest selles uues ärkavas maailmas, kus tehnoloogia ja masinlikkus justkui järjest võtab üle. Filmi peakangelane Neo läheb oraakli juurde ja sinna oraakli juurde jõudes rippus seal ukse kohal oli meisterdatud silt, see oli mingi käsitöö, ma tea, kas see oli puidust või kivist tehtud. Igal juhul sinna oli sisse graveeritud või siis raiutud niisugune reljeefne sõnum, oli nagu näha. See oli kirjutatud Demet Noske. Ehk siis uks, millest Neo läbi läks, oli sümbolina esindatud ja ukse kohal sõnuv Demet Noske esindas printsiipi siis, millest läbi minna või mis vastu võtta või millega ennast tuttavaks teha. Demet Noske on tuntud ka kui skito de ipsum ja noske de ipsum. Need on kõik ladinakeelsed väljendid, mis annavad edasi sarnase tähenduse, kuid kasutavad natuke erinevat sõnajärge. Ja toon välja siis kiirelt mõlema fraasi jaotuse. Demet Noske tähendab tunne iseennast. Sõna demet on arhailine vorm sõnast te, mis tähendab ise. Ja selle liitsõna met tuleb sõnast mens mentis, mis tähendab mõtlemist ja viitab esimesele okultsele ehk varjatud loodusseadusele, milleks on mentalism. Kõik on teadvus. Ja sõna noske tähendab tea, mis tuleb sõnast gnoos, mis tähendab teadmiseid ja tarkust. Ja see fraas on saatnud siis meid läbi ajaloo ja julgustab meid igasuguste erinevate teadmameeste ja salavennaskondade poolt siis iseennast vaatlema ja seeläbi siis iseennast teadvustama, enne kõike iseennast. Ja see on pärit siis kuulsalt kirjutiselt Apollo päikesejumala templist Delfis, Vana-Kreekas.
ja see on omistatud siis paljudele filosoofidele ehk siis tarkuse armastajatele, näiteks nagu Sokrates, Aristoteles, Plato. Nosce te ipsum, see lause tähendab samuti tunne iseennast. Ja selles versioonis tähendab nosce ehk siis tee tähendab iseennast ja ipsum rõhutab veel kord iseennast. Nagu rõhutab ise ja iseennast, iseennast. Ja sellel fraasil on sarnane tähendus siis nagu temet nosce ja ka siis gnoti sauton, mida mina oma paljudes postitustes olen välja toonud olulise printsiibina. Et see on üks minu sõnumi põhiosa olnud. Tunne iseennast, jäta need teised vahepeal sinna paika. Las need triibud jooksevad taevas ja las need lollakad teevad seda olümpiavärki ja las need rallitavad ja las need mängivad jalkad. Tegele iseendaga. Kui sa vahid neid kõrvalisi väliseid asju ja usud neid kõrvalisi väliseid asju ideoloogiat, siis kuhu sa fookuse paned kuhugi välja, mitte iseendasse. Loogiline. Need fraasid julgustavad igatepidi eneseteadvust ja eneseotsingut. Ja kõik need fraasid on printsiibid ja olid nii-öelda siis antiikfilosoofias, need on ajaloolised, kogu aeg on üliolulised, kõige olulisemad. Neid kasutati selleks, et rõhutada eneseteadlikkuse, eneseanalüüsi ja oma olemuse mõistmise tähtsust. Aga kas me tegelikult tegeleme nende asjadega või me vahime telksi ja jalgpalli ja ralli ja siukseid asju on ju. Taevatriipe ja lihtsalt vaidleme ja möliseme ja ma ei tea, käime valimas on ju. Me ei tegele tegelikult iseendaga. Kui täitsa reitsilt vastikult aus olla. Igal juhul neid väljendeid peeti siis üleskutseteks, enesevaatlusele, eneseteadvusele, sisekaemusele, kutsudes inimesi üles mõtlema oma mõtete, tunnete ja tegude üle, et paremini mõista iseennast ja siis oma kohta maailmas. Ja ladina keelt kõnelevate inimeste kontekstis, mis on siis peeglina toodud meile ka tänases filmikunstis, et rohkem see sõnum jõuaks reaalselt ka nagu nii-öelda allimassini läbi filmikunsti. Ja seda tehakse nüüd varjatud vennaskondades. Need esindasid, et need laused esindasid filosoofia ja tarkuse aluspõhimõtteid ehk printsiipe, mis on kõige olulisemad ja esmasemad. Eneseteadlikkust peeti reaalselt voorusliku ja väärtusliku elu võtmeks, sest see võimaldas inimestel oma tugevaid ja nõrku külgi paremini mõista, teha paremaid otsuseid ning siis kasvatada tarkust ja enesemääratlust. Et jah, aga miks nii ja miks naa? No tuus vaatame siis, meil on keeleline informatsioon, et asjadest aru saada, on ju. Sõnad tähendavad midagi, neil on mingi olulisus. Printsiip pärineb ladinakeelsest nimisõnast principia. See tähendab esiteks juhtiv, esmane, põhiline, kõige vajalikum. Kõmm, on ju. See tähendab, et printsiip ehk põhialus on kõige tähtsam, see on kõige olulisem, see on kõige esmasem, see peab tulema ees. Mitte, et võtame sealt teise, kolmanda, neljanda, need läikivad lahedad asjad, ideoloogiad ja mõtted kuskilt väljaspoolt, vaid sinu tunded, sinu mõtted on kõige tähtsamad. Kui sa neist aru saad, siis sa mõistad ka maailma. Tunne iseennast ja sa tunned maailma. Ja sa tunned universumist, on ju. Et see printsiibi esimene maagiline loits sõnana ütleb, et on kõige esmane vajalik nurgakivi ükstaspuha, mis teadmiste omastused, nii-öelda teadmiste omastamisel. Seega see printsiip, tunne iseennast, on uks ja see on ühtlasi ka võti, et pääseda siis dogmaatilisest lõksust. Tegelikult lihtne on ju. Nii, järgmiseks eneseteadvus ja kriitiline eneseanalüüs. Ehk siis oluline on pidevalt vaadata peeglisse, reflekteerida oma vaimustuse ja uskumuste üle. Me peame tegema seda. Me peame individuaalselt, üksi, ilma karjata, iseendalt küsima, miks me midagi usume ja kas meie veendumused põhinevad faktil või emotsioonidel. Me peame olema valmis oma uskumusi kahtluse alla seadma ja neid vajadusel ka muutma.
kõrge õpetatavus, oled sa valmis õppima ja oled sa valmis muutuma, ühte teiseta ei saa, kui sa oled valmis muutuma, tähendab, et sa pead olema valmis õppima, kui sa oled valmis õppima, tähendab, et sa oled valmis muutuma. Reeglina inimesed on valmis õppima, aga mitte muutuma, või siis nad on valmis muutuma, aga mitte õppima. Aga need asjad käivad käsikäes, ühte ilma teiseta ei saa. Teiseks, avatus ja uudishimu. Skeptilisus on jäikus, kinnisus, ülbus, arrogantsus. Me peame olema avatud ja uudishimulikud. Me peame olema ja jätkama avatud mõtlemist ja olema uudishimulikud uute ideede suhtes. Me peame uurima erinevaid vaatenurki ja olema väljakutsuvad oma praeguste uskumuste ees. Avatus uutele teadmistele ja kogemustele aitab vältida reaalselt dogmaatilisust. Ja kõige parem ja kasulikum siis nii-öelda dogma või religioon ja ideoloogia võiks ja peaks olla ja peaks olema just seesama Demet Noske, Noske de ipsum, gnosis auton, ehk siis tunne iseennast, õpi iseennast tundma. Las need teised inimesed tegelevad oma asjadega, tegele sina oma asjadega, las need miljon erinevat jumalat tegelevad oma asjadega. Vaata sina iseendasse, on ju? Make sense? Noh, see on vähemalt, mis ma endale räägin. Ja siis proovin ka käituda selle järgi. Kolmandaks on siis mitmekesiste allikate kasutamine. Ma olin terve aasta 33. kraadi vabamüürlase ja tema sõnul siis sealt edasi veel kõrgema ülemaailmse okultse vennaskonna liikme Kevin Trudeau õpilane. Ja ta rääkis, et nendes vennaskondades sisse astudes õpetatakse ja lausa raiutakse pähe 5 põhilist printsiipi, mille kõige esmane on, keda kuulata ja miks. Kriitilise tähtsusega on mõtlemise arendamine, mitte info või matemaatika või mingi eesti keel või mingi bioloogia. Mõtlemise arendamine. Ja see kõik saab alguse infost, mis me sisse võtame. Seega esmane printsiip on, keda kuulata ja miks. Esiteks ongi kuula iseennast, aga mitte nii väga oma emotsioone, sest emotsioonid on meile kompass. Aga reeglina me ei tunne iseennast mõtete tasandil nii palju, et aru saada sellest, mis emotsionaalsel tasandil meiega toimub. Ja siis me saame pöörduda väljapoole, võtta siis mingi eksperdi, ja mitte ühe, vaid mitu erinevat eksperti. Minna ajas täiesti tagasi, kus kohast pärineb mingi info emotsioonidest ja siis vaadata, mismoodi see mööda evolutsiooniketti erinevaid õpetajaid pidi jõudis tänasesse maailma. Et näha mustreid, sest igaüks alati ikkagi ju kirjutab, räägib ja täiendab seda oma pläga kohaselt, oma identiteedi kohaselt. Ja me peame sellest aru saama. Kui me võtame, et näed, see sealt tuli seda, et ma võtan nüüd selle kõige viimase autori, kõige viimase raamatu. Ega ta ei anna ikka sulle kõik edasi, ta annab selle oma pläga sulle edasi. Seal võib palju tõde olla, aga tema tõlgendus, on ju. Me peame sellest nagu aru saama ja võtma selle vastu, et jah, see ongi tõsi. Mitte, et see Maiko targutab seal või kuidagi peale surub, nagu mõelda tuleb nagu reaalselt. Et see tähendab siis, et me peame otsima. Ja see, kes otsib, see leiab. Ja leidma infot, teavet, tarkust, mitmekesistest ja usaldusväärsetest allikatest. Ja ma mainin seda 33. kraadi vabamüürlast lihtsalt sellepärast, et mina iseendale tõestasin, kui pühendunud või kui võimeline olen mina, kui võimsalt olen mina võimeline pühenduma. Et kuulata ja õppida täpselt ühe õpetaja informatsiooni ja siis ainult järgida neid printsiipe, et panna see alusvundament, printsipaalne põhisalusvundament enda tuleviku alateadlikuks, nähtamatuks mõtteprotsesside käima lükkajaks, on ju. Sest ma saan aru, et me oleme inimestena programmeeritavad. Ma võin pidada ennast nii targaks, kui tahan, aga kui ma jõuan sellesse kohta, et ma olen programmeeritavad, siis tähendab, et siiamaani olen ma elanud vastavalt mingile programmile ja see tulemus on olnud väga sitt. See tähendab, et nüüd mina olen võimeline õppima ja arenema, see tähendab, ma pean alusprogrammi ära muutma. Ma pean tuupima, üle kirjutama, rasket tööd tegema, et muuta ära alusprogramm, mis edaspidi automaatpiloodina lükkab minu otsustusvõimet ja otsustusvõime protsessi, on ju.
kas me oleme inimestena reaalselt valmis vastu võtma sellise pühendumuse? Hui, ütlen puhtas maa ja eesti keeles, sest mina isiklikult tean, kui raske töö see on. Aga samas teine inimene mõtleb, kas on aja raiskamine, on ju, aga ega tema elus midagi ei muutu ka. Aga et kogu oma elust, oletame, et me kõik elame 100 aastat ja nüüd võtta siis sealt see 1 aasta ja teha mingi alusprogrammidega tööd iseendas, et edaspidi automaatselt lihtsuse ja kergusega lihtsalt kõik otsustusprotsessid ja tänu sellele edasine elu käitumine lihtsalt muutub palju paremaks. Nii nagu me tegelikult tahame, et ta muutuks, on ju. Kes viitsib. Igal juhul see tähendab, et me peame otsima, kes otsib, see leiab. Ja leidma siis infot, teavet, tarkust mitmekesistest ja usaldusväärsetest allikatest. See aitab meil näha laiemat, suuremat ehk siis holistilisemat pilti ja ühtlasi aitab vältida dogmaatilistesse või dogmadesse kinni jäämist. Et ühesugustesse ideede ja vaimustusest tulevate uskumuste maailma. Sest seda see tegelikult on. Emotsionaalne narkofestival. Et mingid India gurud ja basaarid reaalselt nagu nõuavad enda jalgade suudlemist ja jumaldamist. Pesevad oma jalad ära ja nüüd ei jooga seda vett. Ja seda tehakse pühendunult ja andumusega. Nagu see on ka, et come on, et me olemegi täpselt nii intelligentsed inimesed, on ju. Tulge lakkuge mu jalgu, sest nagu mina olen kunn. Ja kuigi sina oled minu sarnane inimene, aga no, issand jumal, noh. Me elame täpselt siukses maailmas elamegi. On siuksed nartsissistid, kes võtavad enda püünistesse mingid ebakindlad inimesed, mingid jalgu lakkuma. No come on, ärgake üles, issand jumal. Igal juhul 4. on dialoog ja arutelu. Me peame osalema dialoogides ja arutlustes inimestega, kes omavad erinevaid vaatepunkte. Me peame kuulama neid avatult ja ilma kaitsepositsioonita. Ja see aitab siis meil avardada maailmapilti ja ühtlasi siis vältida ideoloogilist kitsarinnalisust, sest seda see on. Kui me oleme mingis, nii see raamat on kõik ainult see. Ja terve riiul on raamatuid täis. Ilmselgelt sa näitad ja tõestad endale, et sa oled kitsarinnaliselt mingisuguses ideevoolus kinni ja sa tegelikult oled lukus, sa võid mõelda, et sa oled valgus ja armastus. Aga sa oma käitumise ja kõnega tõestades sa tegelikult ei ole. Aga ise seda ei näe, sellepärast, et su alateadlik programm, see pime varjupool, sa ei näe seda, mida sa ei näe, on ju. Ja me ei taha nagu kuidagi uskuda või vastu võtta, et meis on pime pool, mida me tegelikult ei näe. Aga seda peegeldavad tihtipeale teised inimesed, kellele me siis projitseerime oma mingit sitta ja süüdistame neid. Tegelikult see on meie enda sees toimuv asi, millele me ei ole valgust andnud, eks. Niisiis, 5. tervikliku mõtlemise harjutamine. Me peame praktiseerima terviklikku mõtlemist, mis hõlmab nii loogilist kui ka intuitiivset mõtlemist. Mõlemad ajupoolkerad tuleb kokku tuua. Vasak ja parem. Üks on loogika, teine on rohkem intuitiivne ja holistiline. Me peame arendama seda. Me peame õppima eristama emotsionaalseid reaktsioone ratsionaalsetest järeldustest ja tasukaalustama neid mõlemaid. Kui me tahame olla terviklik, siis me peame seda tegema. Kui me ei taha olla terviklik, siis me ei pea seda tegema. Võime olla edasi vigane ja katkine. 6. praktiline kogemus ja tegutsemine. Me peame rakendama oma vaimustuse energeetilist laengut praktiliselt ja olema valmis kohandama oma lähenemist vastavalt kogemusele ja reaalsuse tagasisidele. See aitab meil säilitada paindlikkust, voolavust ja vältida dogmaatilisust. Et kokkuvõtteks siis vaimustuse muutumine ideoloogiliseks dogmaks on loomulik, sest me ei tea seda, mida me ei tea. Kuid see on selles mõttes ohtlik protsess, mis piirab tegelikult meie kasvu ja arengut. Me võime mõelda küll, me oleme valgus ja armastus ja hullud kaastundlikud, aga kas see tegelikult on tõsi? Et kui me ühte käitumist ei aktsepteeri, mis toetub samasugustele tegelikult olemustele nagu meie oma olemus, et siis me ju tegelikult mingisuguses aspektis ei aktsepteeri ennast.
ja sellepärast me toetumegi mingistele välistele nimedele ja jumalustele, ideoloogiatele ja mingisugustele raamistikule. See on tegelikult lihtne ja arusaadav. Aga see on meie oma valik, kas me oleme nii avatud, et nagu tegema neid muutuseid või korrigeerima. Igal juhul selle vältimiseks on oluline säilitada ja kasvatada eneseteadvust, avatust, kriitilist mõtlemist ja valmisolekut oma uskumusi pidevalt kahtluse alla seadma. Me peame olema kahtlevad, me peame olema küsitlevad, sest see on terviklik olemise viis, mitte lihtsalt kohe minema emotsioonist kaasa ja kõike uskuma, kohe kõike järgima, kohe kõike korrutama. On ju? Kui keegi ütleb midagi ja meie seda korrutame, ega see ei ole siis ju meie oma, me ei ole ju seda analüüsinud, läbi mõtlenud ja vaatanud, kuidas see meie elukogemusega loeb, et me, või nagu toetub, et me päriselt saaksime siis oma arvamuse edasi anda, sest me lihtsalt kordame kellegi teise staffi. Ühesõnaga siis vaid nii saame hoida oma vaimustust elavana ja tervislikuna, pakkudes siis samal ajal inspiratsiooni nii endale kui ka teistele. Ja see on siis lühidalt kõik hetkeseisuga, et kui keegi tahab, siis ta võib muga otse ühendust võtta, kirjutada Facebook Messengeris või kirjutada mulle e-mailile või mis iganes moodi. Et on võimalus neid Laitse seminare saada vaadata kogu täismahus. Minu esinemist ja ka teiste esinejate esinemist. Ja siis suur aitäh, Timo, et sa jälle mulle selle väljakutse tegid, tõmbasid mind minu enda tavalisest argielust välja, kus mul on küll retsilt kiire, et ma võin siin näida mingi targa mehena, aga näed, ma ei kuulanud endast targemaid mehi, läksin laiskusesse, mugavusse, kaevasin septiku maasse ja siis läksin sõbra sünnipäeval, olin 4 päeva ära ja nüüd on septik maasest välja tulnud või põhimõtteliselt kokku kukkunud ja kokku. Ja nüüd ma pean ise maksma, ise oma rumaluse eest. Sest sügaval sisimas ma teadsin, et tee see töö ära ja siis puhka. Aga ma olin laisk ja otsustasin minna ikkagi puhata, tagasi tulles tööd teha. Kuigi ma teadsin, et tuleb vihmaperiood. Omad vitsad peksavad. Ise olen loll ja ise maksan selle eest. On ju? Et siukene väike alandlik väike jagamine see lõppu ka. Et suur aitäh, Timo, suur aitäh, Kungla rahvas, et kuulasite ja minu enda rahvas ka. Tänud teile kõigile. Kasvame koos, hoiame savad rõngas, oleme tugevad ja terved ja proovime vähemalt arendada kriitilist mõtlemist ja mitte minna kaasa igasuguse sola ja pasaga. Kui me läheme kaasa igasuguse sola ja pasaga, siis me unustame ära, jätame kõrvale selle, mis on oluline ja oluline olemegi meie ise, Temet Noske. Tunne ise ennast, tegele oma enda asjadega. Ei, see on isekas, me peamegi olema isekad, et ise ennast tundma õppida, et me saaksime olla isetud. Me peame kõigepealt ennast tundma. On ju? Okei, tšau, järgmise korrani.